Selle aasta esimeses meistrite nurgas on mul plaanis valmistada üks saan, aga mitte saan, millega niisama mäest alla lasta, vaid saan, millega metsast puid välja vedada. Lähme võtame puumarketist vajalikud materjalid. Saani jalased teinud ammepuidust, selle puidu ma leidsin endal kodust kuuririiulist, nii et seda mul puumarketist vaja pole. Küll aga on vaja ülejäänud detailid teha mingist muust materjalist ja ma valisin selleks välja veekindla vineeri. Ja väga mugav on võtta väikseid vineerijuppe siit samast nii-öelda hobipuidu nurgast. Kinnitusvahendid ja muud väiksemad vidinad lähme haarame Ammerjacki riiulitilt. Loomulikult on meil vaja ilmastiku kindlaid kruvisi. Igaks juhuks võtan ka mõned metallnurgad. Viimase asjana oleks vaja mul veel ka puuri ja leiame siit endale ka sobiva freesitera. No, ma usun, et tegelikult vanasti, kui tehti kelke saane, siis tegelikult tehti neid ilmselt praktilistel põhjustel selleks, et vedada mingit kaupa, et ka metsast puid välja vedada ja see meelelahutuslik pool oli, ma arvan, selline asi, mis tuli võib-olla natuke hiljem ja oli selline kõrvalnähtus. No, mina plaanin ka teha saani, mis on siis praktiliste kaalutlustega, nimelt selle jaoks, et metsast oleks mugav puunotte välja vedada, sest kes on natukenegi endale talvel kaminapuid teinud, see teab, et kaenla all või kahe mehe vahel neid märgasi libedaid puunotte lumesest välja tassida paras tüütus. Nüüd kelgu tegemisel on paar olulist asja. Ta koosneb kahest olulisest komponendist. Üks asi on loomulikult kelgu jalased ja teine asi on siis mingisugune konstruktsioon, mis seal peal on. Ja konstruktsioon on siis vastavalt sellele, mida vaja teha on. Nüüd see plaatmaterjal, mis ma puumarketist võtsin, see oligi selle jaoks, et ehitada see pealmine konstruktsioon. Ma arvasin, et veekindel vineer võiks olla selleks tänapäeva hea kaasaegne materjal, mis kestab kaua ja on väga vastupidav ja tugev. Nüüd need jalased olen ma tegelikult juba varem valmis teinud. See on natukene keerulisem tegemine, päris kauplusest saadavatest juppidest kohe seda valmis ei tee, aga kellel on huvi, kuidas sellist painutatud ilusat puidust jalast teha, siis vaadake minu Instagrami kontot. Mul on Instagramis üks lühike ülevaatlik video, kuidas ma need jalased valmis tegin. Tegelikult väga põnev protsess. See on tehtud sellistest õhukestest tammelamellidest, on painutatud sellise nii-öelda painutuspingi peal või painutusvormi peal, siis, kuhu on pitskruvidega kinni tõmmatud, natuke tuleb puitu niisutada, soendada ja siis tegelikult ta paindub üsna hästi. Tänases meistrinurgas teeme siia jalaste peale nüüd kelgu. No, ma olen ennem saate algust juba need kelgu detailid tegelikult vineerist endal valmis teinud, aga mõne sõnaga räägin, kuidas teha kahte ühesugust detaili. Ühe detaili tegemine tegelikult on ju lihtne. Võtad endal vineeri ette, kumerad pinnad saab teha igasuguste mugavate käepäraste vahenditega, joonistad mingisuguse suurema ümara vormiga endal kaared peale, samamoodi siin, kui on mingid väiksemad kaared, võtad näiteks mingi topsi, siin on näha, eks ju, täpselt selle topsi järgi see sisekaar, et selles mõttes käepäraste šabloonidega saate te need vormid endal vineeri peal ära joonistada. Välja lõikate tiksaega. Küsimus on nüüd selles, et kuidas see teise täpselt samasuguse saad. Täpselt samasuguse saab selliselt, et kui teil üks detail juba valmis on, siis teete selle detaili järgi järgmise detaili. Ma teen siin ühe näidise ette ka, et asetate oma selle materjali peale, märgite selle järgi ära. Nii, väljalõikamine on jälle tiksaega. Nüüd see tiksa lõige võiks olla umbes 1–2 millimeetrit sellest märkejoonest, sest tegelikult see täpne nii-öelda kopeerimine alles algab. Selle jaoks peame nüüd paigaldama selle eelneva nii-öelda valmis lihvitud, valmis lõigatud asja siia selle toore nii-öelda lõigatud elemendi peale. Mina soovitan sellest kasutada kahepoolset teipi. Kahepoolne teip on üldse selline asi, mida ma soovitan igas töökojas, et see oleks käepärast, sest sellega saab igasuguseid selliseid lihtsaid ajutisi fikseerimisi teha. Nõnda, ja nüüd teeme kopeerfreesiga selle asja täpseks.
palun väga, 2 identset detaili. Samamoodi nüüd küljekonstruktsioonid olen ma nüüd sarnaselt valmistanud. Üks vihje veel, mida anda, et kui on selliseid erikujulisi detaile, siis otsige üles need sõbrad, kellel on ligipääs mõnele CNC pingile, sest siis on neid oluliselt lihtsam teha, kui käsitsi lõigata, lihvida ja freesiga koopiaid teha. Tegu on kelguga, siis ikkagi paneme välistingimuse kruvid, ei ole mõtet tubaste kruvidega jännata. Pealt taha nagu oleks kelk justkui valmis, aga ma panen siia väiksed mõned lisad juurde. Nimelt siia ette kelgu jalaste vahele ma tahaks panna veel ühe pulga, sest kuna kuskile siia külge tuleb ka kelgu nöör ja kui ma nüüd hakkan seda kelku sikutama, raskus on peal, et siis nii-öelda ma seda kelku nii väga ei väntsutaks ja neid jalaseid siit alt võib-olla lahti ei murraks. Selleks on mul üks tamme pulk, aga ma lasen selle ümaraks ka. Sellega võiks öelda, et kelk on põhimõtteliselt valmis. Nüüd, kuna sellel kelgul ei ole peal platet, nii-öelda istumisplatet, mis annab talle ka sellise teatud stabiilsuse veel juurde, et siin mingid asjad ei saaks logisema hakata, siis ma arvan, et ma hiljem panen siia juurde veel ka sellised tugevdavad metallnurgad, mis annavad jäikust. Just nimelt sellepärast, et ütleme niimoodi, et need kelgu jalased siis ei hakka niimoodi üksteist mööda sõitma, sest et hetkel ei ole siin ühtegi nurka sees ega plaati peal, mis seda stabiilsust sedapidi hoiaks. Üldiselt ega selline kelk on täitsa võimalik kasutusele võtta ka lõbu pärast kelgutamiseks, lihtsalt kruvida üks plaat peale, saab vahepeal niisama kelgutada, siis plaat jälle pealt maha kruvida ja minna temaga metsa palkide järele, nii et üsna multifunktsionaalne. Ma usun, et sai täitsa asjalik talvine projekt. Selline see hooaja esimene meistrite nurk sai. Kes tahab näha, kuidas me seda palgikelku kasutama hakkan, jälgige minu Instagrami.